tere tulemast tagasi minu kanalile. See on minu selle aasta viimane vlog ilmselt. Mu koer joob. Ärge pange tähele seda häält. Nii, saime vist ühele poole sellega. Jah, Tripoli. Tiri! Igatahes, mis ma tahtsin täna teha? Täna ma teen koristusvlogi. Ma alustasin juba eile. Ma tegin vannitoa sahtlid. Korrastasin ära, nagu vaatasin, mis seal on, mida võiks ära visata, kuidas neid sinna paremini paigutada, neid asju ja nagu vahel on ikka viskad lihtsalt kuskile sahtlisse kappi ja siis sinna nad niimoodi jäävadki. Ja mind sisimasse häirib. Ma arvan, et kuskil 2 nädalat tagasi ma korrastasin köögikapid ära ülevalt, seal on ka mingi pudipadi, või mitte kõik lõplikult ka, aga nagu enam-vähem. Ja alt on mul kõik korras, seal nagu ei ole midagi väga teha. Seal on nõud ja potid, pannid, kõik asjad siuksed, mis ongi iga omal kohal alati. Et sinna suvalisi asju ei viska. Ma mõtlesin, kas ma üldse nagu filmin seda, aga ma tean, et mõndadele inimestele meeldivad need korrastamisvlogid, värgid või need osad, mis tehakse, aga täna ongi siis nagu konkreetselt ainult see, et ma midagi muud täna ei tee. 3 tunni pärast peaks tööle hakkama, nii et vaatame, palju ma jõuan siin, kell on 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 8:30, jah, 3 tundi on aega. Nii et tänane plaan on jõulukaunistused kõik kokku panna. Kui ma siin tund aega tagasi veel arutlesin oma ette, et äkki ma ikka jätan need, et ikkagi jaanuaris ka natuke, siis mõtlesin, et ei, kui ma juba tegema hakkan, siis ma teen kõik ära. Täna on viimane päev sel aastal, kus Sonjat pole kodus. Sina tahad ka aidata mind või? Ai. Tripoli. Et okei, kõik. Et jah, täna on siis viimane päev, kus Sonjat pole kodus, nii et ma kasutan juhust ja ma teen kõik ära. Et ma ei hakka seda jupitama, et teen nüüd natuke täna ja siis, või siis, et jätan kõik uude aastasse. Lõpetame ikka kõik selle ilusti sel aastal ära, teeme kõik korda ja astume uude aastasse rahutundega, et kodu on ideaalses korras, isegi need kapisisud, mida ei ole tegelikult igapäevaselt näha. Ega ei olegi rohkem juttu siin midagi, alustame elutoast. Väike kastitäis siis ongi, see kuusk on nüüd uus asi. Vaatame, kas ta mahub sinna, kus meil kõik need kaunistused muidu käivad. Sinna koridorikappi sinna ülesse. Võtame selle kuusakese ka. Peaks sinna peale mahtuma küll. Okei, veits turitab seda otsa välja, aga saab ikka kapi kinni panna, jah. Arvan, et see väga ei murra seda otsa. Nii, see kapisisu on nagu korras. See on Tripoli asjade kass, seda ma korrastasin ka siin umbes 6 aega tagasi. Et sealt on ära visatud igasugused mõttetud asjad. Siis ma leidsin sellest jalanõude kapist. Leidsin need kummivärgid. Need tuleb nüüd panna siia Sonja kombe külge. Siis on sellega ka korras. Siin mütsid, sallid, need on ka kõik korrastatud. Sealt pole midagi enam võtta. Mis meil siin veel on? Okei, siin vedelevad mingid asjad, mis ma õue lähen pärast, aga siin on meil ka ikkagi vajalikud asjad. Kakakotid, mingid, need pooled asjad pole siin minu omad. Need las olla. Ma ei tea, seda mul ka otseselt vaja pole. See on Tripolile kaela panna, et
pimedas helendab. aga millal ma seda viimati nagu kasutasin, ma ei tea. kui kellelgi on väike koer ja kellegi on vaja, siis seal andke teada. Peaks juhe ka olema, millega laadida seda. Vot. Aga ma arvan, et see läheb mingi Jack Russellile ja väiksematele koertele. Jack Russell võib-olla siuke nagu veits ümber, aga vot siuke suurus enam-vähem. Vot. Okei, selle paneme kinni. Siis panen need ära ja lähen vist magamistuppa. Ja siis lähme magamistuppa korrastama. Kuna ma juba näitan siin igasuguseid kapi taguseid, kapi sisusid, põhimõtteliselt väga sisud nagu sügavuti oma korteri sisu, siis ühe asja ma näitan, mille üle ma olen väga-väga uhke. Okei, mitte väga-väga uhke, aga minu arust on nagu ülihästi teostatud, sest et siin kapis ühel pool on siis see mingi, mis siis on? No seal on see mingi veevärk on ju, kus on need kraanid ja kõik asjad, et noh, see pidi nagu selles mõttes nagu ligipääs pidi see olema on ju. Noh, siis me tegimegi sellise. Kõik on minu välja mõeldud. Et jah, siuke. Ja siis kuskil peab ju elektrikilp ka olema. Noh, siin on siis nagide osa on ju, siin on istumise osa pluss siis see sahtel, sest noh, sahtlit on vaja iseenesest. Ja noh, siin alla saab panna papusid on ju. Ja siis see käib lahti niimoodi. Ja siin on elektrikilp. Ma ei tea, ma olen nii rahul selle teostusega, et mis ma nagu välja mõtlesin, sest alguselt need mööblitegijad, nad pakkusid välja, et teeme siia selle kapi osa, et siis saab sellele ligipääsu. Siis ma olin mingi, et okei, aga nagu kuidas me nagu see istumisosa tuleb nii suur või nagu mis sinna tuleb siis on ja. Et siis ei saa sahtlit teha, ühesõnaga väga tore, et selline peidetud nii-öelda see kapike on meil seal. Nii, järjekordne koht, mida korrastada, järjekordne peegel. Siit nagu peale vaadates ei olegi midagi väga hullu. Siin on joped on ju igasugused. Mõnest võiks isegi lahti saada, aga praegu las nad olla. Siin on all on mingid pusad, mingid pluusid, värgid. Siis on püksid, retuusid, mis on ka nagu suht okeilt. Et noh, selles mõttes kapp kui selline on mul nagu korras. Ütleme niimoodi, et need on mul kogu aeg ühes samas olukorras, et ei ole midagi visatud sahtlitesse, kõik on timmis enam-vähem, nii nagu nad peavad siin olema, on ju. Mis see on? Noh, ja siin on siis ka, on ju, et kapisisud ma tean, siin ei ole midagi vaja korrastada, aga mida on vaja korrastada? Siin taga on mingi kott. Siin on mingi kotid. Siin on mingi karp, mis ei peaks siin olema. Ja siis ma pean need ka üle vaatama. Nagu sinna on jällegi visatud mingid asju, mis võiksid olla paremini. Ja no seal on jalanud selles, et sealt võib-olla võtan mingid talvjalanusid välja. Praegu mul on ainult üks paar välja võetud. Aga ma tean, mul veel üks peaks veel vähemalt olema. Vot. Ja no, ja siis see osa ka siin. Okei, siin on mingi kott, mida ma kasutan, on ju. Siin on mingi Sonia Pampersi värgid. Ma ei tea. No siin on kleidid, on ju. Et see ka nagu on timmis. Ja mis siin pool kappi toimub, see pole üldse minu asi. Siia ma olen pannud lihtsalt mingid asjad ära, nagu mida ma ei taha näiteks, või siis lihtsalt panin ära, et sellele me ei keskendu täna. See nagu poleks osa meie korterist, sest et loodetavasti 4 kuu pärast see viiakse siit kõik ära nagunii. Vot, aga ma ei tea, vaatame siis, mis siin meil kottidega toimub ja karpide ja asjadega ja seal üleval, mis seal peidus on. Vaatame, mida ma jätan ja mis mul on üldse vaja. Pussnuga. See oli kunagi
mäletan, ma olin vanemate juures ja siis õelaps tahtis oma seda pussnuga võtta õue, onju. Ja ema ütles, ei võta, ei tohi, onju. Ja siis ema ütles, et peida ära see kuskile. Peitsin enda seljakotti ja sinna ta ongi jäänud. Ma arvan, et see on juba suvest kindlasti. Nii, kotid sain pandud ära ilusti. Seal taga on siis seljakott koos selle teiste kottidega, mida ma nagu väga ei kasuta, onju. Siin on reas kõik need kotid, siit ma sain tühjaks. Siin on meie ujumisasjad, mis me kasutame ikka kord kuus, ma arvan, vähemalt. Siis siin kapis, see kast on nagu sorteeritud ammu juba, seal on igast küüneasjad. See on, mis asi see on see depilatsioonivaha, seal on pediküüri asjad. Siin on igast küünevahend nagu seadmed, lambid, puurid, mingid kaunistusvärgid, mis ma olen alles jätnud veel. Ja siin on siis need 3 lakki, mis ma ostsin viimati. See on siuke sisu. Ja siin on talvetunked ja karbimajandus. Siin on igast tühjad karbikesed, juhul kui midagi on vaja saata, sest väikseid karpe tavaliselt napib. Ja siis on see jalanõude majandus seal. Pean vaatama mingid jalanõud välja, mis seal on täpselt. Ega siis ongi see kapp korras, seda osa ei anna siin korrastada. See on lihtsalt selle, paneme siia koti sisse. Ja paneme sinna koti sisse ja see niimoodi jääbki. Okei, need hantlid võib-olla võiks kuskile ära panna, aga muidu see kapp näeb nagu kogu aeg siuke välja. Et kui mul kotti pole vaja, siis tegelikult ma saaks selle koti sinna panna ju. Sel hetkel, kui ma nagu kodus olen. Et see jääb siis nagu kogu aeg ilusaks. Sest jah, seal on tühja auk, nii et ma hakkangi sinna nüüd seda kotti panema. Vot. Aga peaaegu on valmis ja mul tuli veel meelde, ma pean voodialusega veel ära vaatama, sest meil on seal voodikast on voodi all. Nii et kui ma hakkan voodipesu vahetama, siis vaatame sellega üle. Ja ma leidsin üles need jalanõud, mida ma olin otsinud. Minu tutikad Timberlandid, mis ma ostsin eelmine aasta vist. Need näevad nii ilusad välja. Need töövad siis vaba ajal kandmiseks, sest teised on need, mida ma ritsin niisama Tripoliga jalutades ja nii. Need on siis need viisakad. Võt neid tahtsingi. Panin siis selle juhtme ja deodorandi ära, mis ma leidsin ühest kotist. Ja mul tuli meelde, et ma pidin ju tegelikult alustama elutoakappidest. Appi, nii kerge ongi mu tähelepanu vajutada. Õudne. Aga jätame selle siis viimaseks. Ja tund aega möödas sellest ajast, kui ma siin hakkasin korrastama neid kapivärke. Päris kiiresti tegelikult on saanud. Ma tean, see voodialune siin ka midagi väga hullu ei tohiks olla. Pean üle vaatama lihtsalt, mis seal on. Siuke vaade on siin. Ma ei teagi, mis seal. Seal on mingi Sonja isa mingi kott selles kotis. Siin on tema kitarr, vaiba ma võtsin elutoast ära. Peale seda, kui ma käisin sellega keemilises, mõtlesin, et ma panegi seda maha, sellepärast, et teeme Sonjaga potitrenni ja vahepeal ikka juhtub õnnetusi ja ma ei taha, et see kott või see vaip jälle saaks siis piisiseks. Siin on minu enda matkakott, siin on mingi padi, aknapesu mingid värgid, siin on ka mingid Sonja isa asjad. See on lauapikendus, üks on siin ja üks on keldris. Seda lauda saab mega suureks teha. Seal on veel mingi padi. Ja siis paneme selle koti ka siia, kuna teda otseselt meil vaja pole. Ja ega siin ei olegi midagi korrastada. Üks pesurest on siin, teine pesurest on koridorikapis. Tavaliselt seda me ei kasutagi, lihtsalt oligi, et mul oli üks ja Sonja isal oli teine ja nii meil ongi 2 tükki neid kodus. Võt, nii et paneme kinni. Nüüd oleme siis, mulle endale tundub kõige
raskema osa juures, kus on kõige rohkem mingit korrastamist, aga see kapi osa, need on ainult minu nii-öelda asjad. See on tegelikult kõik Sonja isa asjad, nii et seda me ei puutu. Selle ma panen praegu tagasi. See on see tolmuimeja need osad. Aga siit oleks küll vaja nüüd midagi teha. Siit tuleb vaadata. Siin on töölt saadud kalender. Seda välja ei pane. Aga siin on see. Veel üks karp. Ja siin on ka tegelikult Sonja isa asju veel, aga siin on minu asjad ka. Mõned. Ja tegelikult oleks igast mingid pabereid ja mingid asju, mida eks vaja sorteerida ja vaadata, kas mul päriselt neid on vaja. Aga sellega ma küll ei viitsi praegu tegeleda. Ma olen neid kunagi sorteerinud ka siin. Siin on näiteks kosmeetika osast, õppest veel mingid paberid, et hea kunagi äkki meenutada, kui on vaja. Juhul, kui ma peaksin seda tööd tegema hakkama. Ja siin on ka, siin on mingid massaaži asjad, massaažipaberid. Las need siis olla siin. Mis see on? Kas siin on ka jällegi soojahoolitsused, jacuzzi-vann, ka hoolitsused kordamiseks. Okei. Saun ja leil. Hügieenimõisted, las see ka olla. Siin peaks olema lihtsalt paber. Siin on ka midagi ikkagi, jumal küll. Siin on mingid kaardid, telefoni. Mis siin telefonikarbis on huvitav, siin on midagi vajalikku. Siin on need ekraani kaitsed. Okei, nii, las see olla. Ja siin on ka mingi paberimajandus. Siin on mingi korteriga seotud asjad ja IVF-iga, et need IVF-i asjad ma tahaks tegelikult nagu alles jätta. Kunagi hea vaadata, siin jällegi jalgade massaaži protokoll. Ühesõnaga väga palju manti. Aga need jäävad siia. See on mingid jublakad, see on mingi kaardinatele need otsa panemiseks need asjad ja mul ei olnud neid lõpuks vaja, nii et need lihtsalt seisavad. Kellelgi on vaja, andke teada. Siin on ka midagi, ma ei tea, mida see on. Okei. Siin on hunnik pilte ja need on minu meelest kõik minust ja Sonja isast. Jep. Meie reisid ja see on, kui noored ilusad me olime kunagi. Aga siin on minust ja Sonjast. Siin on mu isa ka Tripoliga. Siuke naljakas pilt. Aga jah, mul nagu mõte oli see, et ma teen endast ja siis ta isast nagu albumi, et Sonjal on ka kunagi vaadata. Sest tänapäeval on ju kõik pildid nagu ikkagi telefonis on ju või kuskil arvutis ja siis neid ei olegi päris kujul ja kuidas laps neid kunagi nagu peaks nägema, et ma olen kindel, et mingi aja pärast need ongi mälu saab täis või mis iganes hakkad kustutama ja siis nagu lapsel polegi päriselt neid nii-öelda hetki on ju oma vanematest, et kui nad olid noored. Ja siin on mu ema ka Tripoli, käis Šveitsis muda sees ujumas. Aga jah, siin on jah nagu meist. Siin on venna pere ka natuke ja mõned Sonja pildid. Aga ma ei tea, kuna ma selleni jõuan, et albumit osta. Et need kõik panna albumisse. Sest Sonja pildid, selle jaoks on mul 2 albumit juba olemas tal. Ja siin on mingid raamatud, millest ma ka loobuda ei taha. Siin on see ajakiri, kus meist on artikkel. Sonja sünnitunnistus, minu põhikooli lõpetamise. Siin on minu diplomid igasugused.
Siin on siis lõputunnistus, näete leht. Vaata, mis see lõputunnistus on? Tallinna Teeninduskool, 5. taseme kutseõppe kosmeetik. Tallinna Teeninduskool, 4. taseme õppekavas ka teenindaja. Siis, mis siin veel on? Lõputunnistus, mis see on? Tallinna Teeninduskooli 4. taseme õppekava küünetehnik. Okei, siis on diplom. No, saan su kätte. Tallinna Ülikool tunnistab, et Eveli Juuse on täitnud romaanikeelte ja kultuuride bakalaureuse õppekava ja talle on antud humanitaarteaduste bakalaureuse kraad. No võt. Akadeemiline õiend, siin on veel neid. See on ingliskeelne. Mille jaoks ma seda vaja, aga okei. See on gümnaasiumi tunnistus. Põhikooli tunnistus. Ja ongi kõik. Ühesõnaga 3 kutsetunnistust, keskharidus, põhiharidus on ka muidugi ja kõrgharidus. Bakalaureus. Kaugemale pole veel jõudnud. Äkki ühel ilusal päeval teed magistrikraadi ära. Ma ei tea, õppida mulle ju meeldib selles mõttes. Nii, siin on siis raamatud mingisugused. Ja pildialbum. Ja siis on siin üks suur kast. Okei, ta veel nii suur ei olegi. Aga siin on ka nipet-näppet midagi. Mul on ka siin ära sorteeritud suht hästi. Siin on mingid pisipudi-padi. Kõrvaklapid, mingi lahtine juhe. Seda ma vahel, Sonja käib seda vahel korrastamas, nii öelda. Ja siis mina korrastan selle ümber uuesti. Nii. Mingid asjad, mida tuleks siia jälle. Siin on mingid juhtmed. Selle peaks ära panema. See läheb vist siia parki. Siin on igasugused enda kirjatarbed. Oksekott. See on veel sellest ajast, kui ma käisin laparoskoopias. Siis mul ju hakkas seal vaha ja panin roopi ja siis ma sain ühe kaasa ka. Telefonikaaned. Küll. Mul on neid nii palju vaja või? Noh, 3 tükki ei ole palju, aga see on Horvaatiast ostetud pall. Ümbrikud, värgid, särgid. Ja teate mis? Mul on sellised 3 loorbälilehte kuivatatud. Mul on üks siin nagu kodus, selles mõttes, et siin kastis on ju. Siis üks on autos ja üks on rahakotis. Sest rahakott tavaliselt käib minuga kaasas igal pool on ju. Ja kui ma reisile lähen, siis ma võtan rahakotist välja mingid kaardid, mis mul on vaja. Pluss siis need loorberi lehed, mis on kiletatud ära. Ja põhjus on selles, et kas see oli maikuu äkki või juuni, kui ma käisin, see oli siis aastal 2023, kui ma käisin ühe ennustaja juures. Või ta ei ole nagu otseselt ennustaja, aga siuke, midagi sinna kanti on ju üks naisterahvas. Miks ma läksin ta juurde oli sellepärast, et mul õde oli tema juures käinud ja õde sai selle kontakti ühelt ta sõbrannalt, kes käib põhimõtteliselt, ma ei tea, kord kuus selle naise juures nagu. Ja siis see naine nagu räägib talle igasugust asja, mis iganes mured tal on, esitab talle küsimusi või nagu. Ja siis ta nagu annab talle nõu ja mingid sellised asju on ju. Ja muidugi ma tegelikult nagu ma ei usu sellistesse asjadesse, aga peale seda, kui mu õde käis seal ära selle naise juures ja ta emale mainis mingeid asju, mis siis, ma ütlen ennustaja on ju, mida see ennustaja siis oli talle rääkinud, tema siis sellest olukorrast, mille osas ta siis huvi tundis on ju, siis õde ütles, et täiesti lõpp nagu kõik oli nii täppis. Ta ei maininud kõiki asju nagu konkreetselt, aga üks asi, mida siis mu ema mulle ka ütles mu õe kohta on ju, siis ma olin, et vau, et see on nagu nii täppi, et mul tekkis huvi, et ma tahan ka minna.
ja noh, siis ma läksingi ja minu siis noh, esmane nii-öelda mure oli see, et kas ma siis saan lapsi, on ju, sest selleks ajaks ma ju ei olnud rase. See oli jah, nagu kevad-suvi ja siis septembris ma jäin rasedaks, selle sama aasta septembris. Ja noh, mingid punktid ma võin siis öelda, mida ta mulle rääkis, oli see, et jällegi kõik oli täiesti täppi, mis oli täiesti ulme minu jaoks. Ma muutusin nii emotsionaalseks seal, et ma hakkasin nagu nutma või no nagu ma ei hakanud nagu otseselt mingi töinama, aga selles mõttes nagu pisarad hakkasid voolama, on ju. Et need asjad, mida ta rääkis mu mehe kohta või noh, tol ajal siis mehe kohta, on ju. Et milline ta on ja kõike seda ja lihtsalt noh, muidugi ütleme niimoodi, et tõde teeb nagu haiget, on ju, kohati ja siis sellepärast vist ka nagu muutusin emotsionaalseks, aga jah, ta ütles, et mul on nagu et ta on kergelt siuke nagu diktaator ja noh, nii ongi. Ja siis laste kohta ta ütles, et mul tuleb 2 last. Noh, 1 on juba käes, ma ei tea, kus see teine on. Siis ta täiesti juhuslikult neid kaarte pannes, nagu ma polnud talle mitte midagi maininud. Ainuke asi, mis oligi, ta teadis mu nime ja ma ei tea, kas ta mu sünniaega teadis või mitte, et mul õe kaudu nagu bronnisin ta juurde aja. Ja ainuke, mis ta tahabki teada, et kes see inimene on, on ju. Et ta nagu kõiki ka vastu ei võta, et äkki ta, ma ei tea, kuidagi tunnetab mingi energeetika järgi, et kui see inimene on mingi ohtlik või halb või mida iganes, et ta kuidagi ei taha nendega töötada, aga siis noh, ma olen normaalne, et minu ta nagu võttis vastu ja minu nime ta teadis, et võib-olla õde ütles sünniaasta ka või noh, sünniaja ma ei ole kindel, aga rohkem ta ei teadnud mitte midagi. Ja kui ma läksin ta juurde, siis mu ainuke küsimus oligi see, et ta ütles, no mis sa teada tahad, ma ütlesin, no et tahaks teada, et noh, et mehest ja lastest, on ju, ja mitte midagi muud ma ei öelnud. Ja siis ta hakkaski mul rääkima, on ju. Ja siis noh, firma kohta küsis, on ju, et mees siin ja seal ja noh, vahepeal ma ikkagi ütlesin, et jah, et noh, et mees elab nagu välismaal, on ju, ja äkki ei maininud või? Ma ei mäleta. Ühesõnaga, siis ta küsis, ma ei maininud seda ja me olime just nagu aasta või 2 tagasi ostnud korteri, selle korteri, kus ma praegu elan. Ja ta küsis, ja meil oli ka tegelikult õhus see, et nagu, et ma koliksin Šveitsi. Ja ta oli mu käest küsinud, pani neid kaarte ja siis küsis, et aga kas te kolimise peale olete mõelnud? Ja siis ma olin nagu segadus, ma ütlesin, et me just kolisime nagu ja siis ta mingi, no võib-olla ma jäin sellega siis hiljaks. Ja siis päev hiljem või sama päeva õhtul, kui ma sealt ära läksin, siis ma hakkasin mõtlema, et issand, äkki ta mõtles seda Šveitsi kolimist nagu ja ma lollasin selle nagu käest ära, et ma ei saanudki selle kohta teada. Aga jah, nagu tõesti hästi palju pani ta täppi, muidugi, mis nüüd hetkeseisuga ei juhtu mitte kunagi ilmselt, oli see, et ütles, et ära muretse, et ta teeb sulle kindlasti kunagi ettepaneku, on ju. No, vaevalt. Et no võib-olla ta teeb ettepaneku, aga siis sealt vastus tuleb. Ei, aitäh. Et jah, või siis on see keegi teine mees, kes kunagi teeb seda. Kellega siis äkki tuleb teine laps, ma ei tea, vaatame, mis elu toob. Midagi, mina küll selleks pingutusi tegema ei hakka, et see juhtuks. Vot. Okei, aga nii palju. Ja siis mis nende Loorberi lehtedega ongi see, et ta ütles, et kaitse, et nagu tee endale, pane mingitesse kohtadesse, et see on nagu nii-öelda kaitse sinu, see kaitseb sind, on ju. Ilmselt muidugi see on lihtsalt siuke mingi välja mõeldud, on ju, asi, millesse inimesed usuvad. Aga tol hetkel, ütleme ausalt, ma jäin nagu kõiki uskuma, nii et ma tegin need Loorberi lehed on minuga kaasas käinud. Vahepeal ma olen uuendanud, sest et nad ikkagi muutuvad rabedaks ja lähevad katki, aga need on juba, siin palju on 2-3 aastat minuga olnud. Vot, aga nii, paneme need asjad kõik tagasi siia karpi, nagu need peavad olema. Siin sahtlites mingi paberiplokk, võtan tööle. Siin on meil enamasti selline ravimi sahtel,
kotilike ravimitega, siin on mingid markerid, värgid, paneme need ära. Nii, liim, see liim ei peaks siin olema. Okei, seda rohkem paremini korrastada ei anna, see ongi selline meil. Selle paneme siia, sest see ei ole ravim. Nii, ja see sahtel ülemine, see on nii kohutav. Siin on lihtsalt mingid asjad ära nagu visatud hunnikusse. Okei, sellega peab küll tegelema. Okei, ega siin nagu väga midagi ära visata pole või nii, lihtsalt oli vaja ilusti panna, et oleks näha, mis siin on ja saaks ilusti kätte vajalikku. Mida ma siis kõige rohkem kasutan ongi pesulõksud või noh, ilmselgelt praegu talvel ei kasuta. Aga muidu oli siis see Tripoli pesa puhastamiseks karvadest. Ja noh, välgumehklid vahel ka, kui on vaja küünlaid põletada. Viimane sahtel, siit ei ole midagi koristada, sest et siin on Sonja mänguasjad ja veel mänguasjad ja siin on värviline paber. Et see ongi siin, mingid trussikud on ka seal. Need on puhtad. Et see on jah tema sahtel, siin ta võib käia susserdamas. Oleme jõudnud Sonja tuppa. Siin tal on põrandal mänguasjad, kus nad peavadki olema. Sealt ei ole midagi teha. Selle talve teemalise padja, nagu ma ütlesin, selle ma jätan. Siis ta voodipesu on vahetatud. See ongi ainult lina, patte tal ei kasuta veel. Ja riiul, vaatame seda riiulit siis. Siit nagu ka ei ole midagi teha. Raamatud. Kõik on korras. Aga ühe paki. Võtan selle väikse paki. Pampersid. Selle, palju siin on? 38 tükki. Selle võiks siia sahtlisse panna. Ruumi on. Riided on tal kõik korras, nagu alati. Siin on ka kõik korras, pole midagi teha. Seda ma olen ka siin korrastanud. Noh, siin on asju, mida nagu võib-olla ei ole vaja. Või noh, selles mõttes, ma ei tea, nad on mida ma teen, ma ei viska ju ära kingitud tekke ja mis mu ema tegi ja selliseid asju, et noh, need on siin ikkagi. Ja ma ei pane neid kuskile panipaika, et kui siin ruumi on, siis las nad olla. Ja tegelikult siin on üks kast tal kuskil peidus, kas see on siin taga äkki? Ma ei teagi, kus see on praegu. Mida võiks tegelikult sorteerida, aga võib-olla ka mitte. Ja siin on siis pudi-padi mänguasjad ja värgid. Seda ma olen ka vaadanud siin kõik üle. Kõik on vajalikud asjad. Kas siis tulevikus või praegu. Nii et nii kiiresti saimegi siis Sonja toaga ühele poole ja mõtlesin, ma näitan ikkagi seda vannitva sahtlit ka, kuigi noh, te ei näinud, milline see enne oli. Aga siin on siis kõik minu asjad. Siin on asjad, mida ma kõige rohkem kasutan. Siis seal on mingid pudipadid, siin on dušikeelid, hambapastad, kõik, mis on veel nagu kinnised. Siin on minu meigipintslid, seal on mingi seade. Ma ei tea, see lokitangid, no kes neid kasutab? Need on mu õe omad tegelikult, ma peakski küsima, kas ta tahab neid tagasi või siis vabanen neist. Ja siin on igast kreemid ja mingid asjad. Ja see ülemine sahtel, siin on enamasti Sonja isa asjad. Ainuke asi on siis minu see sirgendaja, vatitikud Sonja ja minu omad. Ja ülejäänud ei ole siit mitte miski meie oma. Nii et selline. Aga aitäh, et olid minuga ja korrastasid minu kodu. Loodan, et äkki tuli ka mõnel teist tuhin peale siis vaadata üle oma kapisisud ja võib-olla uude aastasse minna vähemate asjadega, sest noh, tegelikult kellel neid asju vaja on, ju. Nii palju ülemäära lihtsalt asjad, mis seisavad, võtavad ruumi, ajavad närvi, vähemalt mind. Ma ei tea, mul kuidagi rahulikum olla, kui ma tean, et ma tean täpselt, kus mul mis on. Vot.
aga ilusat vana aasta lõppu teile ja veel paremat uut aastat muidugi. Palju tervist, õnnelikke hetki ja armastust. Nii teile kui ka mulle. Vot, aga olgu, näeme juba uuel aastal ja tšau!